keretõsted alasel ja pingil. Kõigepealt veendume, et pink on sobilikul kõrgusel, pingi äär jääb täpselt siia puusanurga sisse. Nüüd sätime ja veendume, et meie jalad on ilusti taha toetatud ja pigem on praegu tallad pöiad paralleelselt oma vahel. Algasendis võime sättida käed ringkerele risti või hoida lisaraskust käes. Veendume, et kael on neutraalne, selg on neutraalne, ilusti täiesti alla välja. Ehk siis pikk diagonaal kõrvalt vaadates. Laskume alla siirige seljaga, saavutame enam-vähem sellise täisnurga reie ja lülisamba vahele. Ja tuleme üles tagasi ja jääme jälle siia diagonaali. Veendume, et me ei saavuta ülesirutust, et me ei tuleks nii-öelda liiga kõrgele, vaid jääme täpselt siia ja liigume uuesti alla. Et sellisel juhul, mis meil töötab, on see, et loomulikult tuhar ja reie tagumine osa töötab puusa sirutamise eesmärgi näol, aga seljasirutajad siis tagavad sellist staatilist tööd säilitades lülisamba neutraalse aset. Kui meie eesmärk on just seljasirutajaid treenida, on see hea variant. Kui meie eesmärk on panna rohkem rõhku näiteks tuharale, siis mida me saame teha, on see, et me saame pöörata pöiad veidi välja poole ning me toome oma selja kumeraks. See on üks väheseid harjutusi, mida võib julgelt teha kumera seljaga. Kumera selg võimaldab selle, et me pikendame oma seljasirutajad ära ja eemaldame nad selle läbi rohkem tööst. Laskume kumera seljaga alla ja puhtalt tuhar on siis nii-öelda vastutav selle osas, et tuua puus sirgeks üles tagasi. Ehk siis väikeste nüanssidega me saame seda lihaste osalust veidi muuta, milline on see peamine töötegija.